Tere, oled hakanud kuulama peaasi.ee vaimse tervise teemalist taskuhäälingut Pearaadio. Selles podcastis räägime vaimsest tervisest ja selle hoidmisest. Mina olen peaasi.ee raviteenuste suunajuht Mirjam Kase ja täna olen siin saatejuhi rollis. Tänase saate teemaks on siis seos naiste vaimse tervise ja perimenopausi vahel. Räägime sellest, mis asi on perimenopaus, kuidas seda ära tunda ja millised muutused võivad sel perioodil naise enesetundes siis esineda. Ja sellest ning paljust muust räägime siis meie tänase saatekülalisega. Minuga on siis liitunud stuudios Tartu Ülikooli Kliinikumi üldpsühhiaatri osakonna psühhiaater Signe Tiivoja. Tere, aitäh kutsumast, mul on hea meel siin olla. Tere tulemast Pearaadiosse. Võib-olla enne kui läheme täpsemalt tänase teema juurde, siis võib-olla selline soojendusküsimus, et räägime vaimsest tervisest üldisemalt, et kuidas sina igapäevaselt oma vaimset tervist toetad ja hoiad? Aitäh küsimuses, see on väga oluline, et natuke rääkida ja teemad laiendada. No ma arvan, et ma tähtsustan und, mis ei ole alati lihtne, et ikkagi kipun mõnikord une arvelt võtma siis tegutsemise aega. Aga samas, kui ma ikkagi korralikult magan, siis ma märkan, et ma mõtlen selgemini ja meeleolu püsib ikkagi ühtlasemana. Ja siis ma arvan, et ma, kuidas öelda, nagu tähtsustan oma lähisuhteid, et pigem olen avameelne oma raskustest rääkimisel, nende jagamisel, et vähendada sellist üksindustunnet ja isolatsiooni. Et ma arvan, et see on päris oluline ja mitte alati nii lihtne. Ja siis ma arvan, et ma püüan olla liikuv inimene ja tegeleda spordiga ja võtta ette ka mingeid uusi spordialasid, et anda sellist koormust ajule ja väljakutset. Väga hästi. Viimasel ajal olen näinud sotsiaalmeedias ka seda ütlust, et depressioon liikuvat sihtmärki ei taba. Aha, no näed, väga tabav. Täna siis räägimegi perimenopausist, et kui, ütleme, ma arvan, enamik inimesi kindlasti on siis kursis menopausiga, kes vähem, kes rohkem, et mis asi see on, just kui mingi elujärk naise siis elukaarel, aga perimenopaus on nüüd ilmselt natukene rohkem hiljaaegu meie sõnavarasse tulnud vähemasti tavakasutaja jaoks, et võib-olla siis naistearstid on sellega ka aegade algusest juba kokku puutunud. Aga võib-olla äkki alguseks täpsustakski, et mis asi see perimenopaus on ja kuidas see võib-olla erineb siis sellest menopausist, millega võib-olla rohkem kursis ollakse? Ja ma arvan, et just, et perimenopausist tegelikult nüüd viimasel ajal räägitakse rohkem, et see on õige, et inimesed on rohkem teadlikud menopausist, aga mitte nii väga perimenopausist. Kuid püüame seda natuke defineerida, et see on ikkagi selline aeg naise elus, kus siis munasarjad järk-järgult lõpetavad oma töö ja sellega seoses siis ka suguhormoonide tase hakkab kõikuma ja lõpuks ta ikkagi alaneb püsivalt, see on siis juba menopausi perioodil ja need olulised suguhormoonid on kindlasti östrogeen, väga-väga tähtis meie tänases vestluses, samuti ka progesteroon ja testosteroon. Et nende suguhormoonide taseme kõikumine, see on siis seotud mitmesuguste tajutavate psühholoogiliste ja füüsiliste muutustega naisel sellel perioodil. Nii et perimenopausi ajal me võime ka näha, kuidas suguhormoonide taseme kõikumise tõttu ikkagi menstruaalsükkel muutub ebaregulaarsemaks. Ja menopausist me räägime siis, kui viimasest menstruatsioonist on möödas juba 12 kuud. Okei, et ma saan võib-olla täpsustavalt küsida, et mis vanuses see perimenopaus on, et kas see on ka mingisugune selline laiem vanusevahemik või on meil umbes teada, mis ajal see siis naise elukaarel võib alata? Et see ajaline joon jah, et arvatakse või on kindlaks tehtud, et enamik naisi
Suurem osa naisi siis jõuavad menopausi 51-52 eluaastaks, kuid perimenopaus võib kesta indiviiditi väga erineva aja, et see võib olla 4 kuni 5, 6, 7 aastat, aga see võib olla ka oluliselt pikemalt 10 kuni 14 aastat. Nii et sellised perimenopausi sümptomid võivad keskmisel naisel esineda alates 45. eluaastast, aga kindlasti on ka naisi, kellel nad esinevad juba 40. eluaastate alguses ja on ka osa naisi, kellel veel varasemalt juba 30. eluaastate lõpust. Aga ütleme, kuidas naine ise võiks siis aru saada, et kas võiks tegu olla perimenopausiga, et kas ma juba olen seal või veel ei ole, et võib-olla ka siia juurde, et kas üldse kõik tajuvad mingisuguseid sümptome või kaebusi siis, isegi kui nad siis ajajoone peal justkui seal perimenopausi perioodis on. Ja on osa naisi, kes tõesti ei tajugi mitte mingisuguseid sümptomeid, neid arvatakse, et oluliselt vähem kui neid naisi, kes tajuvad sümptomeid, et võib-olla vahekord on 20% 80%. Et klassikalised perimenopausi sümptomid, eks ole, on kuumahood ja öine higistamine, neid nimetatakse vasomotoorseteks sümptomiteks. Ja üldiselt naised tunnevad need ka hästi ära või nad on neist vähemalt kuulnud juba varasemalt, oskavad neid tähele panna. Et on ka osa naisi, kellel ainult need sümptomid esinevadki, need vasomotoorsed sümptomid, öine higistamine ja kuumahood. Et võib-olla 30% naistest, kuid see tähendab, et siiski on suur osa naistest, kellel on ka mingisugused muud perimenopausile iseloomulikud sümptomid, aga need on sellised, mida nad võib-olla isegi ei oska nagu perimenopausi alla panna, et nendest me vast räägime pikemalt, aga need on siis sellised psüühika eripärad, erinevad füüsilised sümptomid, et on ka osa naisi, kes ei tunnegi erinevaid sümptomeid, sellepärast neil on nüüd juba teatavad geneetilised iseärasused, nad tunnevad nagu väga vähe sümptomeid või siis nende elustiil on nii toetav, et nad tõesti tajuvad seda üleminekut palju-palju kergemini, nad ei omista sellele mingit kliinilist või mingit olulist tähendust, et nad ei näegi seda mingi olulise sümptomina. Aga võtan kohe sõnasabast kinni, et mis need, täna meil siin on selline vaimse tervise teemaline taskuhääling, et millised need kõige tavalisemad võib-olla vaimse tervisega seotud mured või muutused perimenopausi ajal esineda võivad? No neid on hästi mitmeid, et ei saa ikkagi kuidagi üle östrogeenist, et räägime hästi palju östrogeenist, et väga-väga tähtis muutus toimub organismis, kui östrogeeni tase munasarjadest lähtuvalt muutub kõikuvaks. Et siis seesama östrogeeni kõikuv tase hakkab mõjutama ka aju biokeemia nii-öelda stabiilsena hoidmises osalevate virgatsainete tasakaalu. Need on siis dopamiin, serotoniin ja noradrenaliin. Et siin on otsene seos, et kui östrogeeni tase kõigub, siis nende tase ka kõigub. Ja teadaolevalt siis nende virgatsainete taseme kõikumine annab mitmesuguseid psüühikahäirele iseloomulikke sümptomeid või nagu näiteks dopamiin on teada-tuntud selline energiataseme hoidja, et inimene tunneb ennast hea dopamiini taseme juures pigem motiveerituna, keskendumisvõime on hea, et siis me eeldame ka, et selline kõikumine võib anda tegelikult nagu mälu- ja keskendumishäireid, siis serotoniini taseme kõikumine võib anda ka üldist meeleolu kõikumist ja noradrenaliini taseme kõikumine annab ka ärevuse sümptomeid ja üldist sellist nagu stressitundlikkust, kuna see aine on ka stressihormoon. Ja mis veel, et kindlasti östrogeen mõjutab melatoniini taset, et melatoniin on oluline unehäirete osas, et kui melatoniini tase on kõikuv või madal, siis on raskem uinuda, uni võib olla pindmisem, et ka progesteroon on siin väga oluline, et tekiks unisus ja väsimuse tunne. Siis testosterooni taseme kõikumine ja vähenemine võib anda ka sellist vähest energiat ja kindlasti ka libido alanemist. No kui sa nii räägid, siis tõepoolest, et psühhiaatrias ju
enamik ravimeid ühte või teistpidi siis kas dopamiini või serotoniini või noradrenaliini mõjutavad, et kui need kõik on östrogeeniga seotud, siis ilmselt see seos tõesti üsna tugev on. Aga ma võib-olla uuriksin edasi, et millised on need kõige tavalisemad eksiarvamused siis perimenopausi ja vaimse tervise kohta, et kui sind praegu kuulata, siis see seos tundub olevat üsna tugev, aga peamiselt, kui me nüüd sellisele menopausi perioodile mõtleme, et siis tõepoolest nii on, et see kuumahood ja higistamine on see, mis on justkui kõige rohkem selline laialt levinud teave, et millised need võib-olla kõige suuremad eksiarvamused siis võiksid olla. Ja ma arvan just, et seda, mida sa ütlesid, et kui me räägime levinud või tavalisemad arvamused perimenopausi kohta, et kuidas see kulgeb ja milline on kas üldse seos vaimse tervisega, et naised kipuvad pidama perimenopausi sümptomiteks vaid kuumahoogusid ja öist higistamist, et see on selline ajalooline klassikaline sümptomaatika, et siis kiputakse neid muid sümptomeid nagu meeleolu muutust ja meeleolu alanemist mingil põhjusel, kergesti ärritumist ja ärevusse sattumist ja keskendumise mäluhäireid, unehäireid just nagu mitte seostama perimenopausiga, et pigem sellise võib-olla enda olemusega või mingite keskkonna stressifaktoritega või et midagi sellist, et võidakse ka arvata, et kõikidel naistel on samaväärsed sümptomid, et võib-olla ollakse kuulnud oma esivanemate käest, et kuidas neil oli, et otsitakse siis sarnaseid sümptomeid või ollakse imestunud, miks mul ei ole, et või ollakse ka arvamusel, et see on selline raske aeg, mis tuleb, et rasked sümptomid on ees, et see on paratamatus, et ollakse juba ette selline nagu negativistlik ja mures selle perioodi pärast. Sa ennem ütlesid huvitavalt, et päris paljud naised ei oska nagu omistada suurt võib-olla olulisust või tähtsust nendele probleemidele, mida nad perimenopausi ajal kogevad. Nüüd, kui tegelikult mõeldes need probleemid ju, kui sa rääkisid, et on meeleolu, uni, energiatase, motiveeritus, et päris nagu lai ampluaa võib neid muresid olla, et kas oled ka kokku puutunud sellega, et naised justkui pisendavad neid probleeme ja kuidagi arvavad, et see lihtsalt kuulubki naiseks olemise juurde? Ja olen küll ja ma olen lugenud ka selle kohta, et ikkagi, need ongi need põlvkondlikud mõjud, et kuidas ma olen kuulnud, kellegi käest, kuidas temal on olnud ja kas ta üldse tegelikult mäletab neid asju. Ja oluline on ka see, et kui me jätame nüüd kõrvale need ilmsed öine higistamine või üldse päevane ka higistamine ja need öised kaebused, et siis osa sümptomeid ei ole ju tegelikult nähtavad, need on lihtsalt tajutavad ja kirjeldatavad, et neid on palju raskem edasi anda. Et just nagu, võib ka mõelda, et just nagu neid polekski siis, et võib-olla mulle tundub või et kuna nende raskusaste võib olla ju vägagi erinev, nii et see kõik soodustab nende üldkaebuste või teiste kaebuste pisendamist. Et pigem räägitakse rohkem nendest klassikalistest sümptomitest. Ja see arusaam, et mõned probleemid kuuluvad lihtsalt naiseks olemise juurde, et see on ka selline, põlvkondade viisi edasi antav, aga ma arvan, et siin koha peal on väga palju asju muutumas. Et perimenopausist räägitakse üha avameelsemalt ja vähem stigmatiseerivalt. Et siin on suured muutused. Nagu ka meie siin täna hästi näitame. Ja. Aga sa ütlesid, et on teatud sellised sümptomid, mida nagu raske kirjeldada või näpu peale panna. Et on mingid, mida me ju saame väga hästi kirjeldada, et uni läheb ära või tuju on halb, et aga võib-olla sa tood mõne näite enda kogemusest, et millised need sümptomid või vaevused on, mida sa oled tähele pannud, et inimestel on justkui keeruline edasi anda või kirjeldada? Need on ilmselt seotud meeleolu, ärevuse ja ka unehäiretega, et tegelikult on ka uuritud, et milline see meeleolu nagu eripära on üldse perimenopausi ajal, et on tehtud selliseid uuringuid, et kus võrreldakse siis nii-öelda
perimenopausi meeleoluhäiret ja siis mitte perimenopausi meeleoluhäiret. Et siin on võib-olla mingisugused väikesed erisused, et näiteks Vabandust, ma segan korra vahele, et meeleoluhäire all pead sa siis silmas eelkõige siis depressiooni, ma kujutan ette. Jah, just. Et kuigi me võime ka eeldada, et perimenopausis esinevad depressioonile iseloomulikud kaebused, aga need ei anna kliiniliselt depressiooni välja. Et see meeleolu alanemine, meeleolu kõikumine on teatud määral, aga ta ei ole sellisel määral, et see nõuaks kindlasti psühhiaatri poole pöördumist. Ühesõnaga nagu madalam või halvem, kui mul tavaliselt on, aga mitte päris nagu haiguslik. Jah, võib-olla ka üsna muret tekitab, eks ole. Et on leitud, et mis ongi nagu võib-olla raske nagu näppu peale panna, et see meeleolu ei ole nii selgelt alanenud alati, vaid ta võib olla just kõikuv. Et seda on nagu päris kuidagi raske kirjeldada, et meeleolu kõigub, esineb sellist suurenenud reaktiivsust, et kirjeldatakse mitte lihtsalt ärritumist, vaid sellist kergesti raevu sattumist isegi. Et kuidagi oma olemusele erinevalt, et mingid asjad on väga-väga kergesti ärritavad ja niimoodi aktiveerivad. Samamoodi ka sellist võib-olla, ütleme, eneseväärtuse alanemise tunnet ja sellist kuidagi mõtte ja tegevus, isegi sellist nagu paranoilisust, et kuidagi kahlustusmõtted ja kuidagi selline negatiivse eeldamine. Et seda on kirjeldatud. Samuti ka sellist dissotsiatsioonitunnet sellise suure ärevuse ja kriisitunde ajal, et ma olen oma kehast väljas või vaatan seda olukorda kõrvalt. Et samamoodi see unehäired, et nad ei ole pigem nii palju klassikaliselt depressioonile iseloomulikud, et varajane ärkamine, vaid kogu see uni võib olla häirunud, et terve öö jooksul palju ärkamisi ja kuidagi pindmine uni. Et siin on väikesed erisused, mida võib olla raske endal ka hinnata, et kas on siis depressioon või mis see täpselt on, kui kiiresti see möödub, kas ma peaksin muretsema, või on see, mis võetud minu enda olemusega, minu isiksusega siiski, võib-olla mingid stressoorsed sündmused sellel ajal mõjutavad mind, kuna perimenopausi ajal võibki naise elus olla päris palju asju toimumas, ütleme, et see on võib-olla see vanus, kus lapsed ei ole veel päris täiskasvanud, nendega on veel palju muretsemist ja tegutsemist, samal ajal oma vanemad on selles vanuses, et nende eest peab hoolitsema, nende tervisemured on juba tulnud, et see on kuidagi selline hästi keeruline periood võib olla ja oma tervisega seonduvad siis muutused, oma enesetundega seonduvad muutused nagu topelt või ütleme nagu mitmekordse koormana, et see kõik soodustab sellist ärevuse tõusu, meeleolu kõikumist, alanemist ka. No eks ta ajajoonelt ju klapib ka sellise keskikka jõudmisega, et kui on ju keskea kriisist, me oleme kõik kuulnud, et siis ka igasugu sellised keskeale omased mõtted ilmselt kattuvad selle perioodiga, et mingisugused mõtisklused oma elu üle, kuhu ma jõudnud olen, kas ma olen teinud neid asju, mis ma olen tahtnud teha, et ilmselt ka see on omapärane periood inimese elus üldiselt. Just nimelt. Aga ma võib-olla tahaksin natukene keskenduda sellele, et kui meil on üldiselt inimene tundnud ennast mingit moodi terve elu ja ütleme, võtame näiteks inimese, kellel ei ole suuremaid selliseid vaimse tervise probleeme olnud, meil kõigil on ju paremaid ja halvemaid aegu, aga ütleme, et kunagi ei ole pidanud selles osas ravimeid võtma ja selliseid pikki kannatusi ja pikki halva enesetunde perioodi ei oska esile tuua. Ja järsku siis selles, ütleme, eas, seal 40-ndates pöördub näiteks psühhiaatri poole esimest korda siis sellise tugeva ärevusega, et kas siis võiks ka mõte võib-olla liikuda hoopis sellisele perimenopausist tekkinud ärevusele või kuidas teie praktika on haiglas? Et just nii, et varasemas elus ei ole olnud mingisuguseid psüühikaga seotud kaebusi, kui selles etapis ilmnevad esmakordselt. Just, et ei ole ka nagu sellist selget esile kutsujat, ei ole midagi suurt juhtunud või ei ole parasjagu lähedast kaotanud või tööd kaotanud, et oleks mingi selge selline põhjus, miks võib olla vaimselt raske toime tulla.
Jah, just, et see on väga oluline koht, kuna praeguste teadmiste alusel perimenopaus on selline haavatav periood, millega esmakordselt elus võivad avalduda ka psühhiaatrilised haigused. Räägime siin depressioonist, ärevushäirest, ka bipolaarsest häirest, isegi psühhootilisest häirest. Et miks see nii on? Sellepärast, et nagu ma ennem rääkisin, et perimenopausi ajal muutuvad väga tähtsate suguhormoonide tasemed niivõrd palju kõikuvaks ja see võib anda siis mitmeid sümptomeid ja me ei tea, kui tundlik on see indiviid, et milline on tema tundlikkus sellele kõikumisele, kuidas see hormonaalne kõikumine teda just mõjutab. Nii et siis see on väga haavatav periood ja me saame ka öelda, et östrogeen on tegelikult hästi võimas ajukoe kaitsja, et tal on selline neuroprotektiivne toime, et see tähendab, et üldiselt nendel perioodidel naise elus, kus selle hormooni tase on madal, nagu näiteks enne puberteeti või sünnitusjärgselt peri ja siis ka menopausis, et nendel naistel ongi tegelikult suurem risk igasuguste psühhiaatriliste häirete esmakordseks avaldumiseks või ka siis uuesti avaldumiseks või veel tõsisemalt avaldumiseks, kui varasemalt on olnud, et see hormonaalne kõikumine toetab seda. Nii et võidakse ka leida, et varasemalt, kuigi sinu küsimus on, et tal ei ole olnud varasemat anamneesi, aga võidakse ka leida, et sellised tavapärased antidepressandid kuidagi ei anna efekti, et siis võidakse ka mõelda hormoonasendusravi peale või ainult hormoonasendusravi peale, see on natuke keeruline teema, et kes on need patsiendid, kellel võiks abi olla ainult hormoonasendusravist, kellel siis ainult antidepressiivsest ravist või siis need, kellel on siis mõlemat võiks olla. Et siin on ka natukene veel, mõtlemist ja uuringuid. Sa ütlesid, et see on selline keerulisem teema, aga väga huvitav teema, äkki sa avad seda natuke, et mis see mõtteprotsess sinul näiteks on, kui patsient tuleb, et millest sa lähtud, et kas võiks abi olla mõlemast või siis kummastki ravimirühmast näiteks individuaalselt. Ja võib-olla ka laiendaks siin, et kas hormoonasendusravi, mida ma arvan, et meist paljud on ka harjunud seostama just nimelt siis selliste klassikaliste kuumahoogudega, et kas ja mil määral need siis ka vaimse tervise selliseid muresid võivad lahendada? Ja ma kõigepealt ütlengi, et eks klassikalised hormoonasendusravi preparaadid ongi uurituna kõige tõhusamad just nende klassikaliste perimenopausi sümptomite puhul, nagu sa just ütlesid, need vasomotoorsed sümptomid, et seal on, kui naine ikka nende all kannatab ja ta võib kannatada paar aastat, 2 aastat, eks ole, aga võib olla ka julgelt üle 10 aasta, mis on ju päris pikk aeg elus. Et seal on head tõendusmaterjali, et hormoonasendusravi on tõhus. Ja kindlasti peame ka mõtlema selle peale, et mingil ajal hormoonasendusravi määramine ei olnud nii populaarne, et juba nullindate alguses, enne seda minu teada määrati rohkem, aga siis nullindate alguses oli ka teatud uuringud, mis andsid edasi seda, et nende määramine on riskantne ja on teatud populatsioonid, kellele see võib olla kindlasti vastunäidustatud, seosed siis trombi riskiga ja rinnavähi riskiga, emaka kehavähi riskiga. Et sellel ajal kasutati ka teistsuguseid hormoonasendusravi preparaate, et praegu on mitukümmend aastat hiljem rohkem kasutusel kehaomased preparaadid, nendega me arvestame, et riskid on hoopis teised, et pigem neist ei räägita niimoodi, et kui ma mõtlen, et kas või juba 2015 ravijuhis, mis on siis NICE guideline, on öelnud, et tuleks kaaluda hormoonasendusravi depressiooni sümptomite puhul määrata, kui nad on alanud siis samal ajal teiste perimenopausiga seostatavate sümptomitega ja kui nad ei ole kliiniliselt nii rasked kui kliinilise depressioonile omased sümptomid. Et on depressiooni sümptomid, kuid ei ole ilmselt antidepressiivse ravi sümptomid. Nii et juba see ravijuhis ütleb, et rakendada siis hormoonasendusravi.
ja veel erinevatel juhtudel, näiteks on seal unehäirete koha pealt mõned soovitused ja nii et tulekski kaaluda, et mõelda, mis raskustasemel on, kuidas on naise enda valmidus, kuidas on see informeeritus, et kõik need asjad arvesse võtta. Aga võib-olla räägimegi unest, et nagu sa sissejuhatuses ka ütlesid, et sina enda tervise hoidmiseks prioritiseerid või proovid prioritiseerida und, et tõepoolest see uni käib läbi, on see siis öine higistamine või ärkamine, et kuidas siis sellele läheneda ja võib-olla mis täpselt seal perimenopausis siis toimub, et see uni niimoodi paljudel häirunud on? Jaa, et kõigepealt me muidugi arvestame seda, et see on see vanus, kus me vananeme, eks ole, perimenopaus ja edasi menopaus, et toimuvadki vananemisega seotud muutused unes, et muutub sinna unestruktuur, et uni ei ole enam nii sügav, kipub olema pindmisem ja uni on lühem, selle rütm on muutunud, kiputakse varem ärkama, et need on füsioloogilised muutused. Kuid perimenopausiga me seostame just sellist muutust, mis on seotud just östrogeeni ja progesterooni taseme alanemise või kõikumisega, eks ole, perimenopausis, kuna munasarjade talitlus on häirunud. Et progesteroon on teada-tuntud selline unisuse ja väsimuse soodustaja ja östrogeen, nagu ma ennem rääkisin, ka reguleerib erinevate virgatsainete taset ja läbi selle siis soodustab ettevalmistumist uneks. Et ei saa ka üle sellest, et võimalikud vasomotoorsed sümptomid, nagu kuumahood ja öine higistamine, need iseenesest ju kindlasti häirivad und, eks ole. Absoluutselt. Ja kui me oleme halvasti maganud, siis halb uni võib süvendada meeleolu kõikumist, ärevust, anda sellist keskendumise probleeme ja soodustada ka väsimuse foonil näiteks ülesöömist, et oma energiataset hoida. Nii et veel üks oluline koht võib-olla, et perimenopausi ja menopausi ajal suureneb risk ka uneapnoeks, mis omakorda häirib und, et tekitab päevast väsimust ja öist väljapuhkamatust, kuna progesteroon iseenesest hoiab ülemiste hingamistee toonust ja hoiab seda hingamisteed niimoodi avatuna, et kui progesterooni tase langeb, siis see soodustab une ajal hingamistee nii-öelda nagu kokkuvajumist ja lisafaktina ka, et perimenopausi ajal võib toimuda rasvkoe ümberjaotumine ja pigem kõhupiirkonda, mis ka nii-öelda soodustab selle hingamistee koormuse all olemist, et see uni võib olla üsna kehv. Nii et norskama võib siis ka tõenäolisemalt hakata ja perimenopausi perioodil. Kuid ei pruugi, et seda tulebki täpselt küsitleda. On muidugi uneapnoe korral klassikaline, et küsime, et kas te norskate endale teadaolevalt, kas partner või keegi, kes teiega koos on ühes toas või voodis maganud, on seda märganud, aga võib ka olla sellist, et eripära, et ei olegi norskamist, kuid siiski uneuuringul tuleb välja uneapnoe pilt. Et siin on veel mõned vihjed, võib-olla kogu selline väljapuhkamatus ja selline nagu lämbumise tunne öösel ja kindlasti ka rahutud jalad võivad anda vihjeid, et seda uneuuringut võiks planeerida. On ka läbi käinud, kui selle perimenopausi kohta lugeda ja võib-olla ka inimeste kogemusi kuulata, selline asi nagu ajuudu või inglise keeles öeldakse brain fog. Et kas sina psühhiaatrina oled kokku puutunud, et kas inimesed kaebavad seda ja on see siis kuidagi ka perimenopausiga eriliselt niimoodi seotud? Mina olen sellega viimasel ajal kokku puutunud ja mitte ainult perimenopausi kontekstis, vaid sellest minu teada räägitakse ka aktiivsustähelepanuhäire ühe nagu kuidagi sümptomina või kirjeldada neid, kuidas kirjeldada oma sümptomeid, aga nad räägivad laias laastus nagu sarnastest asjast, et ikkagi selline, üldiselt me teame, et ajuudu, et see ei ole mingi meditsiiniline selline termin, aga see kirjeldab siis perimenopausis ja menopausis sellist ajutist kognitiivset muutust, et naised võivad kirjeldada, et neil esineb
rohkem ajutist raskust millegi taasmeenutamisel, näiteks mingi vestluse sisu meenutamisel või et kas üldse see vestlus toimus, raskusi mingi õige sõna kiiresti leidmisel ja selline üldine hajameelne olek. Et on leitud, et nende sümptomite raskusaste on naistel väga erinev ja enamasti on see kerge ja kui just sellel aju-udu kaebuse perioodil teha kognitiivse funktsiooni uuring, siis me võime eeldada, et naiseti mõningaid kõikumisi võib olla, aga üldskoori teevad normi piiresse. Nii et kõige rohkem siis kirjeldataksegi selliseid perimenopausi, ütleme mälufunktsiooniga seotud probleeme seoses sõnalise õppimisega. Et see on see, kuidas, et kuulatakse või loetakse midagi ja jäetakse see meelde. Või siis ka probleeme sõnalise mäluga, see on millegi taasmeenutamine, et sellised väiksed, ütleme, ebakõlad võivad olla nendes aspektides. Aga arvatakse ka, et mäluprobleemid on ikkagi mööduvad, et nad kaovad paljudel naistel siis pärast menopausi, aga mõningatel haavatavatel naistel võivad esineda ka ja hilisemalt, et need on siis madalama haridustasemega, sotsiaalse ebavõrdsuse all kannatavad naised ja muud tegurid ka. Ja nagu ma ennem rääkisin unehäiretest, et need ka kindlasti mõjutavad sellist subjektiivselt ja ka objektiivselt kognitiivseid probleeme, et aju-udu on jah üsna nagu populaarne termin, aga seda ei ole väga lahti räägitud. Aga ennem sa tõid esile, et tegelikult see perimenopaus kuidagi langeb ka vananemisega kokku, et kas selline, et ei tule nagu nii hästi nimed enam meelde ja võib-olla loetu enam ei meenu nii hästi, et kas see ka tegelikult ei või olla see periood, kus inimene lihtsalt tänu siis vananemisele või vananemise tõttu siis vaikselt hakkab see selline käepärane mälu kaduma või kas just kaduma, aga võib-olla ei ole enam nii terav. Jaa, absoluutselt, siin on ju ka loomulikud muutused ja see, kui me rääksime ennem ärevusest, siis see on ka üks võimalik ärevuse aspekt, et perimenopausi ajal toimuvad sellised mälufunktsiooni muutused, taasmeenutamine ja üldine hajameelsus, et võidakse tõesti olla väga ärev, et äkki ma jään dementseks või et see ongi dementsuse ilming. Et sellised tõsiselt võetavad mured ikkagi võivad esineda. Aga räägime ärevusest, see on ka meil ju psüühikahäirete hulgas kindlasti üks enam levinumaid, et mis see seos on, kas see perimenopaus on, ma siis saan aru, et ikkagi päris suur riskifaktor siis ärevusega siis ärevushäire ägenemiseks või siis ka lausa esmakordseks esinemiseks? Jaa, ma pean ütlema, et on väga palju uuringuid, kus uuritakse ärevust kaasuvana depressiooni sümptomitele, et ärevuse sümptom siis depressioonile kaasuvana, eks ole, aga sellist iseseisvat perimenopausi ärevused, neid uuringuid on palju vähem. Et tuleb küll esile, et mõningates sellised konkreetsetes ärevuse ja perimenopausi uuringutes, et naised toovad esile just sellise võrreldes varasemaga rohkem pingesoleku ja rohkem ärritatavust, nagu ma ennem ütlesin, ja sellist väga kergesti plahvatuslikku ärritumist ja muretsemist. Aga huvitav on see, et sellist ärevuse tõusu ei kirjeldata sarnaselt, ütleme, üldistunud ärevushäirele, mis tähendab sellist pidevat muretsemist, lõõgastumise raskust. Et pigem on see seotud sellise muretsemised, väiksed asjad tunduvad hästi suured ja üldine stressitaluvus on vähenenud. Et sellist suurenenud stressitundlikkust me saame just seostada östrogeeni taseme kõikumisega, eks ole, perimenopausis, kuna varem ma rääkisin, et noradrenaliini tase muutub ka kõikuvaks ja see on stressihormoon ja vahendab sellist stressivastust. Et soodustab sellist ärevuse, nagu ütleme, ärevustunde tekkimist väga väiksele stiimulile ja samuti kõikuv östrogeen soodustab siis vastusena neerupealistes stressihormooni kortisooli pikemaks ajaks ringlusesse jäämist, et see stressi vastus on pikem, et inimene tunneb ennast pikemalt ärevana ja muretsevana ja ta ei suuda kuidagi nagu maha rahuneda, et sellised eripärad on leitud.
Aga kortisoolist räägitakse ka viimasel ajal tegelikult päris palju. Võib-olla sa natuke selgitad, et see kortisool on ka sellise populaarse terminina esile tõstetud, et see on stresshormoon, aga et mis ta kehas teeb? Mis siis juhtub, kui kortisooli on palju? Ma arvan, et kortisooli on täiesti vajalik meie organismis, et see on ikkagi stressihormoon, ta annab märku, et mingisugune olukord on stressoorne, neerupealistes kortisool vabaneb ja see on täiesti adekvaatne stressi vastus. Et sellega ei ole midagi halvasti, kui inimene, ütleme, tema neerupealistes kortisool vabaneb, et kui aga sa küsid, et mis juhtub, kui see kortisool jääb nagu teda on liiga kaua või on teda liiga palju või et kas ta võib ka sellist nii-öelda kroonilist stressi siis põhjustada? Ma arvan küll, et just see, nagu see pikenenud stressi vastus, et kuidagi see ärevus ja muretsemine ei laabu kuidagi, ei vaibu, et jäädakse niimoodi nagu valvel olekusse, mis on ka hästi selline tavaline ärevuse kaebus, et selline pidev valveolek, pidev kergesti reageerimine mingisugusele stiimulile, võib-olla stiimul ei olegi midagi ähvardavat, et selline fight or flight või selline reaktsioon, et on selle liigse kortisooli tasemega seostatav. Ja see on siis omakorda ikkagi selle perimenopausi perioodiga siis ja östrogeeni taseme kõikumisega siis seostatud, et see kortisool või see stress on meil siis nagu pikemaajalisemalt kehas. Just, et on pikemaajaliselt kehas ja kergesti vabaneb või kergesti tekib selline ütleme ülereageerimine või kuidagi, et kergesti tekib stressi vastus. Ja ärevuse osas siis, et selle asemel, et nii palju ei ole sellist võib-olla stabiilset ja pidevat muretsemist, aga on suuremad sellised emotsionaalsed vastused siis, et ärritud kiiremini ja võib-olla kuidagi reageerid emotsionaalsemalt olukordadele, mis võib-olla tavaliselt nii suurt sellist tundepuhangut ei olekski esile kutsunud. Jaa, absoluutselt, et sellised huvitavad eripärad tulid küll välja nendes uuringutes ja Ja meeleolu osas või siis depressiooni osas need eripärad, et on siis peamiselt, ma saan aru see, et meil justkui see meeleolu langus ei ole nii tugev, et kahtlustaks kohe sellist kliinilist depressiooni, aga ta on ikkagi piisav, et inimest ennast segada. Jaa, absoluutselt ja me peame ka arvestama, et peri- ja postmenopausis naistel ongi ju kõrgem tõenäosus haigestuda depressiivsesse episoodi. Et see on 2-4 korda suurema tõenäosusega siis, kui ei ole varasemat anamneesi. Et ikkagi jälle see haavatav periood, jällegi need virgatsainete kõikumised ja ikka leitakse ka, et kõike see östrogeen siiski ära ei seleta, et võib-olla on ikkagi mingisugused ütleme hoiakud ka perimenopausi suhtes, et miks mõnel on rohkem sellist depressiivsust ja ärevust just selles etapis, et kui palju juba ette ollakse negatiivistlik ja ütleme vähe optimistlik selle perioodi nii-öelda läbimise osas, et kas ollakse juba ette hirmul ja pigem mõeldakse, et see on üks raske aeg, mis tuleb lihtsalt läbi elada ja millest me ennem rääkisime, eks ole. Et need asjad on ka päris olulised, et see enda hoiak ja see, kuidas ühiskond ka seda perioodi näeb. Aga kui nüüd mõelda, et ühtepidi see ju see ongi ju loomulik osa naise elukaarest, eks ole, ma saan aru, et meil on teatud asjad, mida me saame siis teha, et neid sümptome siis vähem häirivaks muuta, aga normaalne eluperiood on ta sellegi poolest. Et võib-olla oskad välja tuua mingisugused sellised märgid, et millisel juhul võiks ikkagi kaaluda abi otsimist, kellegi juurde pöördumist, spetsialistiga arutamist, et mis võiks olla need sellised märgid, mis ütlevad inimesele, et nüüd oleks aeg võib-olla kuskilt abi paluda? No kindlasti lihtne ja kiire vastus on see, et siis, kui sümptomid oluliselt häirivad igapäevaelu, et me teame, et see on alati niimoodi, et kui igapäevaelus on raskusi, siis tuleb abi otsida. Et võib-olla ka siis, kui lihtsalt sooviks infot juurde, sest infot on võib-olla ka vähe, see on vastuoluline, et alati ei tea, kust infot otsida, et saada infot juurde ja võimalikku infot ka toetusmeetodite kohta, et nendel põhjustel siis pöörduda. No tõesti, seda infot on palju, et kui vaadata kas või toidulisandite reklaame, siis
seal on väga suured lubadused ravida erinevaid siis nii menopausi kui perimenopausi sümptomeid ja tõepoolest, et see info ilmselt on inimese jaoks üsna raskesti kontrollitav, et selliseid häid tooteid või elustiili muudatusi, mis siis võiks ühte või teist kaebust leevendada. Neist räägitakse päris palju, aga võib-olla sa oskad ise välja tuua, et mis see on, mida me ise saaksime teha, et kui me praegu selle ravi jätame kõrvale, aga et ma märkan esimesi märke, et võib-olla mul midagi võiks olla muutumas enesetundes, et kas on ka midagi, mida inimene ise saab teha, ütleme, elustiili muudatused, toidulisandid, mingid igapäevaharjumused, mis siis võiks meid sellel haavataval perioodil kuidagi rohkem kaitsta. Ja mul on väga hea meel, et sa teema sinna poole juhid, et kuna see elustiili küsimus on ju väga oluline, et millised on need soovitused, võimalikud mõjud nende sümptomite leevendamiseks. Et oluline seos on ju olemas, et arvatakse või leitakse, et perimenopausi sümptomid on potentsiaalselt leebemad, kui elustiili valikud seda toetavad. Et näiteks treening on siis kardio, üha rohkem räägitakse lihastreeningust, et reguleerivad ju östrogeeni taset, seeläbi siis meeleolu on stabiilsem, ärevustase madalam, uni on parem ja ka selline metaboolne profiil tõenäoliselt paraneb, eks ole. Mis see metaboolne profiil on? Saad sa natuke seletada? Jah, et ma kohe mõtlesingi, et see on selline ainevahetuslik, ütleme, profiil siis, et kui veresuhkur, kolesterool. Jaa, vererõhk, eks ole, et östrogeen jällegi ju ülivõimas kõikide nende süsteemide mõjutajad, me teame, et hea östrogeeni tase toetab veresoonte nii-öelda lõõgastununa hoidmisse, siis vähendab vererõhu kõrgenemise riski. Ja me teame, et östrogeen toetab ka insuliinile tundlikkust, see tähendab, et veresuhkru ainevahetus on parem. Rasvumise ja üldse veresuhkru haiguse tõenäosus väheneb siis, kui östrogeeniga probleeme ei ole. Nii et me peame ise tegema siis nendes oma elustiilis ka muudatusi, kui need muudatused on toimumas, eks ole, et me peaksime eelistama ka sellist dieeti, mis aitab seda veresuhkrut stabiliseerida, vererasvasid, kuna östrogeen teadaolevalt tõstab ju selle hea kolesterooli taset ja madaldab halva kolesterooli taset. Et me peame olema teadlikud, et milline see toidulaud võiks olla, räägitakse Vahemere dieedist, et sellised olulised elustiili kui eripärad ja kindlasti, kuna östrogeen soodustab luutihedust ja östrogeeni vähesus, kõikumine siis hakkab juba tähendama ka nii-öelda nagu luukadu, et teatud selline ja kui see on juba luu hurenemise riskid ja luumurdude riskid, et võtta soovitaks juurde, kui sa räägid toidulisanditest, eks ole, need on kindlasti ülipalju, see on tõeline tööstus, see on tööstus juba, mis soovitab igasugu erinevaid preparaate ja siin koha peal ma jäängi nagu päris vastuse võlgu, mida veel, aga kindlasti D-vitamiini ja et oleks toidus kaltsiumi või seda võtta juurde. Nii et ma saan aru, et see perimenopaus tegelikult lausa see periood siis võimendab kõiki neid muid elustiilist tulenevaid või elustiili poolt siis suurema riskiga selliste haiguste teket nagu kõrgvererõhutõbi, teise tüübi diabeet, eks ole, hüperkolesteroleemia, sellised. Jaa, need on väga-väga tõsised terviseseisundid, et see on see koht, kus naised võivad tunda ennast heas olekus, et östrogeen kaitseb neid üsna pikalt nende haiguste tekkeriski ees ja ka meestel on omad riskid juba selles vanuses olemas, kui naistel veel östrogeen kaitseb, kuid siis, kui naisel östrogeeni tase ikkagi täitsa madalaks läheb, siis need riskid ikkagi vägagi võimenduvad kõigi nende haigustes, mis sa just mainisid, näiteks ka neurodegeneratiivsed haigused nagu Alzheimeri tõbi ja üldsegi verevarustusega seotud seisundid, nagu näiteks ajuinfarkt või südameinfarkt, et kõigi nende tõenäosus ju kasvab östrogeeni vähenemise foonil, et östrogeen on väga võimas südame tervise hoidja.
ja kui sa räägid veel elustiilist, et räägime nagu sellest ärevusest, eks ole, et kindlasti treening, eks ole, toetab ärevuse vähenemist ja meeleolu parandamist, toetab und, võib-olla ka mingid lõõgastavad sellised tegevused, lõõgastavad treeningud, lõõgastavad tegevused nagu meditatsioon või jooga, et need ka, ja elustiili otsused, et kas ma olen suitsetaja, teades, et see tõenäoliselt toob mind üldse perimenopausile lähemale uuringute järgi. Või see ka halvendab tõenäoliselt sümptomeid, et nendel teadaolevalt on rohkem kuumahoogusid ja higistamist, halvem uni, alkohol täpselt samamoodi, et tõenäoliselt on see uni ikkagi häirunud, kui inimene tarvitab alkoholi ja kui ta eriti tarvitab alkoholi enne uinumist. Alkohol ka juba ju iseenesest üsna palju ärevust võib suurendada ja ilmselt ka depressiooni riski tõstab. Jaa, absoluutselt. No meil just peaasjad korraldas siis seda vaimse tervise vitamiinide kampaaniat, ilmselt linnapildis puutusid kokku, et seal on ka sellised 5 võib-olla valdkonda, et need on head suhted, piisav uni, hea puhkamine, söömine, liikumine ja siis positiivsete emotsioonide tundmine, et kui ma praegu kuulen sind, siis neid võib ilmselt ka üsna edukalt sellise perimenopausi vankri ette rakendada, et seda perioodi võib olla vähem riskantsemaks muuta. Just, sellepärast, et ütleme, suhete hoidmine ja miks ka mitte mõtete ja kogemuste vahetamine nende naistega, kellel on see teekond juba läbi käidud või kes ka sarnaste muredega hetkel nii-öelda tegelevad, et see võiks vähendada seda stigmaat ja suurendada ühtekuuluvustunnet. Nii et on ka leitud, et nendel naistel kulgevad perimenopausi sümptomid kergemini, kes teavad, et nad saavad otsida abi ja nad saavad toetust lähedastelt. Et on nagu selline kuidagi, isegi kui ei otsi, aga nad vähemalt teavad, et nad saavad pöörduda, et sellest saab rääkida, see on selline avalik teema, et pigem jah, niimoodi ma mõtleksin sellest. No võib-olla viimase asjana liigume natuke meditsiinist eemale, läheme võib-olla filosoofilisemaks, aga psühhiaatrina sina ilmselt puutud mõlemaga kokku iga päev tööl. Et mis sa sellest arvad, et tegelikult see perimenopausi nii-öelda periood on ka ju selline, mis tegelikult kattub sellise ajaga, et naine võib-olla hakkab üleüldse enda koha üle mõtisklema. Et me oleme ju palju harjunud, et naise väärtus sõltub tema noorusest ja välimusest ja seda noorust jäetakse ikkagi üha enam, üha toekamate võtetega taga ajama, et mis see efekt võib olla naise psüühikale. Et meil on ju tehtud erinevaid filme ja raamatuid teemal, et mis see vananeva naise siis väärtus ja staatus on ja me ka ju tegelikult teame, et ühiskonnas on nii-öelda teatud eas naiste väärtustamisega pisut kehvad lood. Et kas ka see võib anda oma sellise osa sellise psüühika või enesetunde muutustele? Jah, et see on ka väga huvitav küsimus. Et sa küsid just nagu tema identiteedi või sellise just nagu enesehinnangu kohta perimenopausiga seoses. Et see on naiselikkuse osa. Jah, et see on nagu seotud tegelikult ka vananemise teemaga, sa ütled, et me vananeme, kuidas me sellesse suhtume, kuidas ühiskond sellesse suhtub. Kindlasti see on seotud ju viljakuse vähenemise kadumisega, et kuidas me sellesse suhtume. Et kuidas see mõjutab ütleme naise enesetunnet ja tema identiteeti, enesehinnangut siis. Et kuna meil oli juba juttu sellest perimenopausi sümptomitest ja kuidas need tõesti on väga mitmetahulised ja sageli pikalt kestvad ja kõikuva iseloomuga ja siin on ka nagu kehalise tervise suurenenud riskid, et siis et tegelikult võibki tekkida selline nagu teatav kontrolli kaotamise tunne inimesel, et tulenevad nendest kõikidest muutustest, et ma enam ei kontrolli seda olukorda või oma keha. Ja juba kogu see vananemine, et kindlasti see on, ma arvan, üks teema, et enesehinnangut võib juba mõjutada see, et östrogeen ta on niivõrd võimas ka, ütleme, selles osas, et ta võib perimenopausis võib naiste
nahk ja juuste olek ikkagi muutuda, kuna östrogeen soodustab nahas selliste valkude kollageeni ja elastiini head taset, mistõttu siis nahk on üldse elastsem ja ta on niisutatum ja seal on parem rasueritus. Et perimenopausis võib nahk olla kuiv ja sügelev. Ühesõnaga, et ka välimuses. Ka välimus ja samamoodi ka juuksekadu, et mis on seotud ka siis selle nende hormoonide kõikumise östrogeeni taseme muutusega, et juuste hõrenemine, et lihtsalt kuidagi ei leia sellel põhjust, et miks see nii on, aga samas see mõjutab seda välimust, seda enesetunnet läbi selle. Nii et ja kõik need, nagu ma tahtsingi öelda, et kõik need kehalise tervise riskid, et kuidagi see enda tajumine palju haavatavamana, et mul on nüüd sellised riskid ja ma pean ise olema rohkem teadlikum ja mu keha võib-olla ei tee minuga enam nii lihtsalt koostööd, et ma pean olema ise ka valvel, et vähendada oma kehalise tervise riske, nagu me ennem rääkisime, insult, infarkt, kõrgvererõhk, tõbi, diabeet. Depressioon, ärevus. Ja ka psüühikahäired, eks ole. Et see võib, inimene võib tunda ennast ikkagi üsna teistmoodi perimenopausis, et juba need väiksemad asjad või kas need üldse väiksemad asjad on, et ma tean, et mõnikord inimesed, naised siis ei saa aru, miks neil süda peksleb, et sellele ei leita põhjust, aga see on seotud paljudel, ütleme nendel juhtudel, kus on juba uuringud tehtud, muud põhjust ei ole, et see östrogeeni kõikumine võib anda sellist ebameeldivat südamepeksle. Ebamääraseid sümptomeid, samuti ka erinevaid valusid, mis on vägagi tajutav ja igapäevaelu häiriv, et liigesvalud, lihasvalud, kuna jällegi, et östrogeeni langus soodustab siis selliste liigeste vähem elastsemaks muutumiseks, põletikulisi muutusi. Naistel on ka reumatoidartriidi tekkerisk kõrgem, autoimmuunhaiguste tekkerisk kõrgem, et kui suguhormoonide tase on alanenud, et samuti... Siin läheb see nimekiri ikka väga hirmutavaks, Signe. Jaa, et räägime, et siis luutiheduse vähenemine, sellest tingitud riskid ja lihast... Ma ei teagi, kas ma tahan rohkem kuulata. Aga just, et see on tegelikult selline teadvustamise koht, aga me ei pea seda võtma nii nagu negatiivselt, et... Aga võib-olla ma tahakski küsida, et tõesti, me tegelikult ju teame, et kehaliselt ja vaimselt vananemine perimenopausi ka või ilma selleta riske tõstab. Aga tahaks sinu kui psühhiaatri käest nüüd kuulda natukene mingisugust positiivset sõnumit ka siia lõppu, et ma näiteks ise olen mõtisklenud, et millised võiksid olla need vananemise ja ma ei mõtle siin just veel sellist raugaiga, aga võib-olla täpselt sellist perimenopausi ja menopausi iga, et millised need positiivsed küljed on, et ma kujutan ette, et nii-öelda sellisele toimimisele ja sinu enesetundele on ka omajagu sellist positiivset, mis selles eas tuleb, mida me ise võib-olla noorena ei taju. Et me ju teame, et ka noorusel on omad riskid psüühikale ja tervisele, et millised need võib-olla sellised positiivsed küljed võiksid olla? Sellel seisundil siis just, ja just sellisel võib-olla isegi mitte seisundil, aga sellisel elukaarel, sellel etapil. No võib-olla alustan juba sellest, et kõik naised läbivad perimenopausi ja menopausi, et see on ikkagi vältimatu periood ja see ei ole automaatselt teadaolevalt üks keeruline, raske, ületamatu periood, et see võib olla ikkagi üks väga väärtuslik aeg, see on suur kogemus, seda saab edasi anda, see annab võimaluse koondumiseks, ütleme, suhete hoidmiseks ja loomiseks, et kuidagi selline nagu naise teekond iseenesest, et mis on need naise elukaarel ette tulevad punktid, et kuidas me sellesse suhtume, et see on tegelikult üks nagu ikkagi naine on nii võimas, Naine on väga võimas. Ma olen just ise mõtisklenud, et kas seal ei või olla ka teatud kergus, et võib-olla selline ootus ilule ja atraktiivne olemisele naise jaoks sellel perioodil ilmselt mingist hetkest hakkab vähenema, et kas see ka ei või olla periood, kus võib-olla naine teatud mõttes ka vabaneb nendest ahelatest, et olla atraktiivne, olla tähtis, olla kuidagi oluline siis tänu oma sellisele
võib-olla tõesti ilule või välimusele, et võib-olla see annab ka täiesti teise võimaluse pöörata pilk endasse sisse ja avastada endas mingisuguseid täiesti teistsuguseid külgi. Jaa, just, ja see seostub ka sellega, et naine on vaba juba selle fertiilse ea nii-öelda ootustest ja nõudmistest ja eeldustest, et see fookus läheb mujale, nii nagu sa toodki. Et see on tõesti see võib olla üks vabastav periood. No see positiivne sõnum siia meie saate lõppu nüüd sai natukene üürike, aga me jätkame ja teeme ka siis Signega ühe episoodi menopausi teemal, mis täna me siis nii-öelda rääkisime ära põhilised sümptomid ja rääkisime sellest nii-öelda füsioloogilisest poolest ja võib-olla järgmises episoodis siis juba räägime edasi, et mis see menopaus siis on, et täna kuulsime siis perimenopausi eripäradest ja riskidest ja järgmine kord siis räägime Signega juba menopausist. Ja. Aga ma väga tänan teid kuulamast ja ma tänan Signet, et ta täna tuli. Ja aitäh, mul on väga hea meel.